Ukraina relvajõududes on rohkem välismaiseid sõjalisi palgasõdureid, maailma kõrgeim palk tormirühma võitlejatele ja jalaväelastele, demobilisatsioon, lepingud omavoliliselt väeosast lahkunutele ja isegi territoriaalsete värbamise sotsiaaltoetuskeskuste reform, aga natuke hiljem. Ukrainas käivitati suurim sõjaväereform, mis on eelkõige suunatud teenistustingimuste parandamisele. Seal on väga palju erinevaid asju, alates läbipaistvatest üleviimistest kuni armeeteenistuse edasilükkamisteni ja selgete lepingutähtaegadeni jalaväe jaoks. Aga eriti tahan ma selles reformis esile tõsta just seda punkti. Tsitaat. Avame välismaalaste värbamisteenuste turu. Ambitsioonikas eesmärk on, et üle 50% tormirühma võitlejatest ja jalaväelastest Ukraina relvajõududes oleksid legionärid. Eravärbamise ettevõtted viivad kandidaatide valiku läbi välismaal ja saadavad vabatahtlikud Ukrainasse. See on muidugi ambitsioonikas eesmärk, kuid lõpuks on tekkinud reaalne mehhanism selle elluviimiseks. Zelenski on juba teatanud, et raha jalaväelaste palkadeks, mis ulatuvad kuni $10,000 kuus, on olemas. Selles saates arutame teiega kõiki uue sõjaväereformi nüansse ning samuti arutame, mis saab territoriaalsetest värbamis- ja sotsiaaltoetuskeskustest. Seal lubatakse samuti midagi uut, aga räägime kõigest järjekorras. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage oma küsimus. Kirjutage selle video alla põhjalikke kommentaare, see on väga oluline selle saate edendamiseks YouTube'is ja ma olen teile selle eest tänulik. Me alustame kaitsejõudude süsteemset ümberkujundamist. Esimene etapp puudutab tõhusust ja õiglust, mis algab arusaadavatest reeglitest. Nii et Ukraina jalaväelased ja tormirühma võitlejad hakkavad saama maailma kõrgemat palka. Lisaks saavad sõjaväelased valida 3 tüüpi lepingute vahel, pärast mida antakse tegelik edasilükkamine edasisest armeeteenistusest. Ukraina kaitseministeeriumi täna esitletud armee reformi kohaselt hakkab Ukraina jalaväelase keskmine palk olema 300 000 hryvniat kuus. See on seal peaaegu $7,000 ning maksimaalselt saab jalaväelane kuus teenida 460 000 hryvniat, mis on üle $10,000 kuus. Kuidas selliste numbriteni jõutakse ja kuidas on võimalik, et palk nii suureks kujuneb? Nii et palk arvestatakse järgmiselt ja Ukraina kaitseministeerium esitas täna just seda valemit. See tähendab, et 20 000 hryvniat on baastasu, 10 000 hryvniat lisatakse iga positsioonil oldud päeva eest ja 20 000 hryvniat iga ründe- ja otsingupäeva eest. See tähendab, et kui rindel toimub mingi tegevus ja 40 000 hryvniat iga ründepäeva eest, ehk siis kui üksus tõesti ründab okupantide positsioone. Lisaks tõuseb minimaalne palk tagalas 20 000-lt 30 000 hryvniani, see on $670 ja palk kasvab koos riskiga, ehk mida lähemal oled kokkupuuteliinile, seda suurem on lisatasu. Lahingüksuste juhtkonna palgad tõusevad 2-kordseks. Lisaks kulutati välja 3 uue tüüpi lepingu käivitamine. Jalaväeründeleping on mõeldud jalaväelastele, tormiründajatele, snaipritele ja luurajatele. Lepingu kestus on 10 või 14 kuud. Pärast lepingut kohustuslik mobilisatsiooni edasilükkamine, kuidas seda arvestatakse, arutame ka veidi hiljem. Teine tüüp on lahinguleping lahinguametikohtadele, välja arvatud jalaväe tormipositsioonid. Kestus on 24 kuud, pärast seda mobilisatsiooni edasilükkamine. See näeb ette täiendavad preemiad iga kuu. 30 000 juhtimise tagamisametite puhul, 50 000 komandopunktides ja 100 000 lahingus. Sõjaväelane, kes on lahingulepingul ja ajutiselt komandeeringus või puhkusel, saab baasrahale lisaks 10 000 hryvniat juurde. Ja nii makstakse talle vähemalt 30 000 hryvniat kuus, isegi kui ta on komandeeringus, tagalas või puhkusel. Kolmas lepingutüüp on baasleping, mis on mõeldud logistikutele, staabitöötajatele ja tehnikaspetsialistidele. Lepingu kestus on 24 kuud võimalusega üle minna lahingu või jalaväelepingule. Ja siin on välja kuulutatud 6-kuulist põhilist edasilükkamist, see on pärast lepingut, see on minimaalne tähtaeg. Ja siin saab maksimaalselt teenida kuni 120 000 hryvniat kuus 3. tüübi lepinguga. Kuidas on edasilükkamisega? Räägime sellest siin lähemalt. Kui sõlmitakse leping kuni 14 kuuks, antakse garanteeritud põhiline edasilükkamine 6 kuuks. Lisaks antakse iga lahinguülesande täitmise kuu eest edasilükkamisele juurde veel 3 kuud. Lisaks 6 kuud iga teenistusaasta eest alates 2022 aastast kuni uue lepingu sõlmimiseni. Ja lisaks 1 kuu iga teenistusaasta eest enne 2022 aastat.
no näiteks, kui tegevteenistuses olev sõjaväelane sõlmis lepingu 10 kuuks, veetis 2 kuud lahingutegevuses ja enne seda oli tal 2 aastat teenistust. Alates 2022 aastast on tal pärast lepingu lõppemist õigus 2-aastasele edasilükkamisele. See tähendab, et 6 kuud on garanteeritud, 6 kuud lahingute eest, lisaks 1 aasta varasemate teenistusaastate eest, alates 2022 aastast. Deklareeritud 6-kuuline edasilükkamine on minimaalne periood. Tegelikkuses on see pikem. Näiteks jalaväelase jaoks, kes teenis 10 kuud, millest 4 kuud oli lahingutes, on edasilükkamine 6 + 12 kuud, tegelikult 1,5 aastat. Need, kes juba teenivad lepingu alusel, võivad selle ümber sõlmida uutel tingimustel, selgete teenistusperioodide ja edasilükkamisega, mis arvestab juba teenitud aega. Veel üks võtmeküsimus. Õiglus nende suhtes, kes on kaitsejõududes kõige kauem ja veetnud kõige rohkem aega lahingutes. Nende jaoks alustame aasta lõpuks järk-järgulist teenistusest vabastamist. Samal ajal saavad need sõjaväelased, kes juba teenivad lepingu alusel, selle juba uutel tingimustel ümber sõlmida. Selleks, et süsteem töötaks läbipaistvalt, käivitatakse ründajate ja jalaväelaste positsioonil viibimise kontroll. See on vajalik selleks, et kinnitada viibimist just positsioonidel. Lisaks kehtestatakse uued maksed lahinguülesannete täitmise eest rindel. Näiteks on seal 100 000 grivnat ehk umbes $2200 iga vangi võetud okupandi eest. Ja 15 000 grivnat iga vaenlase eest, kes on hävitatud lähivõitluses või tulevahetuses. Aga kõige kõmulisem uuendus praeguses sõjaväereformis on välismaalaste värbamine. Ukraina kaitseministeeriumis teatati, et eesmärk on, et üle poole Ukraina relvajõudude ründajatest ja jalaväelastest oleksid just välismaalased. Ja see on oluline, sest juba aastaid on räägitud just välismaalaste värbamise vajadusest. Pealegi tundub, et selleks on tõesti nõudlus olemas. Need erasõjafirmad on eksisteerinud juba aastaid ja Ukrainas pole seda millegipärast kasutatud. Ja alles nüüd hakati seda riiklikul tasandil rakendama. Väga hilja muidugi, aga see on ikkagi parem kui mitte kunagi. Nii et on selge, et eesmärk saada 50% välismaalasi jalaväelaste ja tormirühmade hulka on äärmiselt ambitsioonikas eesmärk. Aga nagu öeldakse, kui eesmärk ei sea, siis kindlasti ei juhtu ka midagi. Ja nüüd tahaks lihtsalt edu soovida selle elluviimisel. Neile, kes on omavoliliselt üksusest lahkunud. See on omavoliline üksusest lahkumine. Omavoliline lahkumine sõjaväeosast. Nii et nende jaoks avatakse tagasipöördumise võimalus. Aga ainult 100 päeva jooksul. Mehhanismi rakendamine algab alates kuupäevast, mil valitsuse määrus jõustub. Ja sõjaväelased saavad naasta selle struktuuri piires, kus nad omavoliliselt lahkusid. Kuid nad saavad ise valida allüksuse ja komandori, kus nad on valmis teenistust jätkama. Millal see kõik tööle hakkab? President Zelenski kinnitas täna, et selleks reformiks on raha olemas. Ja igaks juhuks on Ukraina juba küsinud NATO riikidelt täiendavat rahastust. Ja ma arvan, et see reform töötati välja just koos liitlaste ja partneritega, eelkõige Euroopas. Seetõttu mõistetakse seal kindlasti, et lisaraha on vaja ja ilmselt on see juba eelarvesse planeeritud. Nii et Volodõmõr Zelenski lubab, et esimesed reaalsed lisatasud sõjaväelastele hakkavad laekuma juba sel kuul ja esimene demobilisatsioon võib olla juba selle aasta lõpuks. Mis siis saab värbamiskeskustega? Praegu pole midagi uut. Ukraina peaminister Julia Sviridenko teatas, et esmalt viiakse läbi sõjaväelaste palgasüsteemi reform. Ja siis räägime teiega värbamiskeskustest. Järgneb tema tsitaat. Värbamiskeskuste reform. Sellele keerulisele reformile eelneb palgareform. See on esimene asi. Selle kallal töötab praegu kaitseminister. Järgmisteks sammudeks saavad olema lepingud jalaväelastele ja ründaväelastele. Edasi tuleb teenistuse kestuse muutmine. Ja vastavalt sellele järgneb värbamiskeskuste reformile üleminek. Kõige keerulisemad reformid ja kõige keerulisem küsimus, mis täna Ukraina ühiskonnas on. Selle kallal töötab kaitseminister. Kõigepealt kõigi uuenduste juurutamine armees. Lepingud, ajapikendused, legionarid ja nii edasi ja nii edasi. Väga oluline on ka tasustamine. Ja alles siis tuleb kunagi värbamiskeskuste reform. Seega sõbrad, kuidas teie suhtute sellesse uude armee reformi? Palun kirjutage selle video kommentaaridesse. Ja tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Ja lisaks tuletan meelde, et mul on olemas ukrainakeelne YouTube'i kanal Aleksei Pütši. Selle link on selle video kirjelduses. Nii et kui soovite saada uudiseid ukraina keeles, olete teretulnud. Minge sinna, tellige. Mul on hea meel teid ka seal näha. Sellega on kõik. Hoiake end, kõike head kõigile.